Selle korteri lähtepunktiks oli see, et on väga harukordne juhus, et terve katusekorrus on vaja ära lahendada ühe pere tingimustes. Seda on 176 ruutu ja ta hõlmab terve katusekorruse ja tegemist on sellise oma piirkonnas sellise kõrgema majaga, kus avanevad mitmesse Tallinna suunda väga kaunid vaated nii merele kui vanalinnale. Ja selle eripäraks on selline nagu sopilisus, aga samas on ta nagu väga valgusküllaline korter. Tänu sellele, et siin on nii palju loomulikku valgust, sai kasutada ka palju selliseid tumedamaid ja sumedamaid materjale ja toone. Korteri sissepääs on keskel, mis jagabki selle korteri privaattsooniks ja selliseks aktiivsemaks ja avalikuks tsooniks. Et täpselt korteri keskelt tuleb üles lift ja siis sealt edasi ongi esik, köök, söögituba, elutuba, külaliste WC ja majapidamisruum. Ja võib-olla selliseks eripäraks on, et kogu sellel korteril on 6 erinevat rõdu või terrassi, mida oleme siis ka nagu püüdnud lahendada erinevate temaatikatega. Et köögi juures on rohkem selline terrass, kus kasvatatakse maitsetaimi ja selliseid söögiks kõlblikke taimi. Ja siis elutoa pool on selline suurem terrass, mida on võimalik kasutada siis elutoa pikendusena soojal ajal. Korteri siis selliseks privaatsemaks tsooniks jääb siis magamistubade plokk, et seal on peamagamistuba ja 1 lapse magamistuba. Aga need ei ole nii-öelda tavamõistes toad, vaid need on mõlemad nii-öelda sellised väiksed privaatsed kompleksid nagu hotellis, et mõlemal toal on oma vannituba, oma garderoob. Võib-olla erilisemaks ongi see, et peamagamistoas on siis kõik nii-öelda avatud ja voolav ruum. Magamistoas olles ühtegi ust nagu kuskil vahel funktsioonidel ei ole, aga samas on niimoodi privaatselt ja niisuguste väikeste seinte ja ruumimahtudega liigendades saavutatud kõik funktsioonid, nii vannituba kui garderoob kui magamisfunktsioon. Ja lapse magamistoas on natukene analoogselt küll väiksemas mahus lahendatud, et on eraldi selline õppimistsoon või töötsoon ja on eraldi magamisnurk ja lapsel on ka selline eraldi vannituba, duširuum. Kõik uksed on lahendatud lükandustena ja teine lähtepunkt korteri omanikul oli, et ta ei soovi selliseid valgeid, kõledaid kipsseinu, vaid tahaks kasutada võimalikult palju naturaalseid materjale ja sooja toone. Me kasutame väga palju seinapaneele, mis on nagu puitspooni viimistlusega. Ja võib-olla erilisemaks kohaks on pikk koridor magamistsoonis, kus puitpaneelid moodustavad mustri, mis on siis inspiratsiooni saanud lehe makrovõttest ja seda mustrit veel võimendavad sinna sisse uputatud LED-ribad, mis siis õhtusel ajal annavad sellise teistsuguse valgustuse ja omaette elamuse. Väga palju on korteris unikaalmööblina lahendatud erinevaid objekte. Et kõige efektsem on võib-olla siin minu selja taga olev raamaturiiul, et lisaks sellisele kunstihuvile on korteriomanikul ka soov eksponeerida kirjandust ja raamatuid ja disainesemeid, et seetõttu saigi loodud terve elutoa seinapikkune suur avatud riiul koos valgustusega. Selle riiuli eripäraks on see ka, et selle taha me peitsime majapidamisruumi, kus asuvad pesumasin ja kuivati ja koristustarbed, et
koht sellest riiulist avaneb nii-öelda uksena majapidamisruumi ja see on nii-öelda varjatud. Unikaalmööblina on lahendatud ka kõik garderoobid, elutoa seinakapid, valamukapid, et need on kõik tehtud sisearhitektide jooniste järgi ja sobituvad täpselt siia korterisse. Külaliste WC seinas oleme me kasutanud looduskivi meenutavat ruumilist plaati, mis on esile toodud LED-valgustusega. Kui tihti pannakse LED-valgustus ülakarniisi, siis siin oleme kasutanud just seinaäärset nii-öelda külgkarniisi, mis muudab selle ruumi eriti atraktiivseks. Master magamistuba lahendades sai eesmärgiks see, et seal on lahendatud privaatsus. Kui sa sisened sinna sellesse ruumi, siis sul on nagu kõik küll avatud ja sa pääsed igale poole nii-öelda ilma usteta, aga samas garderoobi paigutus niimoodi viltusena ja väiksed seinajupid vannitoa ja magamistoa vahel lisavad seda piisavalt privaatsust, mida siis erinevateks toiminguteks nagu on vajalik. Et seetõttu sai see plaanilahendus selline sopiline ja iseenesest on see väga huvitav, sellepärast et ta nagu moodustab iga nurga pealt jälle uusi vaateid. Korteris valitud sandtehnika on mativiimistlusega, mis teeb selle hästi selliseks pehmeks ja natukene selliseks softiks ja Balteco vann on ka samasuguse viimistlusega ning võib-olla eripäraks siin on Tornbrachti segistid, mida Eestis tihti ei kasutata, et väga erilise jooksuga on vannisegisti ja samamoodi ka valamusegisti. Sandtehnika osas ongi kasutatud ka Eestis toodetud ja disainitud valamuid palju, et peamagamistoas oleme kasutanud Eumari Carré valamut, mida saime täpselt omale sobivasse mõõtu ja lapsevannitoas on väga tore selline nurgeline origami valamu ja külaliste WC-s on kasutatud Ovo valamut, mis siis on sobima pandud Kessi sellise kivikujust inspireeritud segistiga. Lisaks puitpaneelidele ja parketile on kasutatud palju looduskivi, sellisem suurem ja aktiivsem pind, mis elutoas nagu mängib kõikide teiste materjalidega kokku, on köögi looduskivi nii tööpinnana kui tagaseinana. Et selle nimi on Silver Wave ja ta annab sellise tõelise naturaalse aktsendi kogu sellele ruumile. Köök on korteris küll väike, kuid vastavalt korteriomaniku soovile ei olnudki soov sellist väga suurt ja võimsat kööki saada, vaid tegemist on moodsa perekonnaga, kes käib palju väljas söömas ja köök peab täitma oma selliseid esmavajadusi. Kuna ta on niivõrd avatud siia elu- ja söögitsooni, siis on kasutatud selliseid efektseid materjale nagu looduskivi ja nanopinnaga mattlaminaati, mis on selline kreemikas ja sobib teiste puittoonidega. Köögi kõige erilisemaks osaks on pliidiplaat, kus pliidiplaate saab komplekteerida vastavalt vajadusele, kes soovib 2, kes soovib 4 ja need on uputatud looduskivi sisse ja tänu sellele inimesed saavad ise komplekteerida endale sobiva komplekti sellise paigutusega, nagu nad ise soovivad. Korter on küll väga valgusküllane loomuliku valgusega,
kuid teatavasti on Eestis ka palju pimedat aega. Seetõttu sai siin väga läbimõeldud valguslahendus. Oleme palju kasutanud valguskarniise ja peidetud valguslahendusi. Et peamiseks eesmärgiks saigi, et igas ruumis on vähemalt 3-4 erinevat valgusrežiimi ja mitu neist oleks kindlasti peidetud, et selline peidetud ja süvistatud valgustus aitabki esile tuua tõelistel disainipärlitel, kui neid kasutada. Eraldi esile tooks söögilaua valgustuse, mis on Hispaania disaintootja Vibia Cosmose valgusti. Omaniku kunstikogu hulgas on suur hulk kõmulise kunstnik-disaineri Toivo Freemani teoseid. Neid on siin korteris mitmes kohas eksponeeritud. Need loovad omaette värvigamma ja annavad korterile omaniku näo. Nendest värvilistest teostest sai inspiratsiooni ka sisehaljastaja, kes valis kõik taimed ja tegi oma ettepanekud potivärvide kui asukohtade osas. On kasutatud väga erinevaid taimi, lähtudes just valgustusest ja kus on varjulisem piirkond, seal kasutatud neid taimi, mis on rohkem vastupidavad vähesele valgusele. Minu lemmikuks on magamistoa piirkonnas laest rippuvad potid koos taimedega, mis annavad magamistoole eriti siukse toreda ja džungliliku lähenemise. Korter on loodud just sellisele linlikule ja citilikule inimesele mõeldes, kes tahab, et tema korter asuks linna keskel, kus ligidal on nii töökoht kui restoranid ja kohvikud. Ja selle korterile annab oma näo just see, et korteriomanik on soovinud kasutada siin võimalikult palju haljastust ja oma kunstiteoseid, eksponeerida oma raamatuid ning teha endale sihuke väike pelgupaik töisest city elust.